Pekingi toimub praegu väga oluline tippkohtumine Ameerika Ühendriikide ja Hiina kommunistliku partei vahel. Riigid üle kogu maailma pööravad tähelepanu sellele, mida arutatakse ja millist teavet avalikustatakse. Kuid on üks riik, kes on selle tippkohtumise pärast rohkem mures kui keegi teine, ja see on Iraan. Näete, ilma Hiina abita ei oleks Iraani majandust. Hiina ostab kõige rohkem naftat, umbes 90% Iraani naftast, hoides hääbuvat majandust vee peal. Ja sõja ajal, kui nende majandus kukub kiiremini kui kunagi varem, ei saa Iraan endale lubada Hiina kaotamist. Sellepärast olen kindel, et nad olid šokeeritud, kui nad nägid seda avaldust, mis ilmus just täna hommikul. Vaadake ise. President Trump ja Hiina juht Xi Jinping leppisid kokku, et Hormuzi väin peaks jääma vabaks veeteeks ning iraanlased ei tohiks võtta laevatee kasutamise eest teemaksu. See on Valge Maja ametliku kokkuvõtte kohaselt, mis avaldati pärast 2 juhi kohtumist. Peking avaldas huvi suurendada USA nafta ostmist, et vähendada Hiina sõltuvust naftast, mis liigub mööda seda veeteed, täpsemalt Hormuzi väina kaudu. On oluline märkida, et Hiina on kaugelt suurim Iraani naftaostja ja sellest räägime me sageli. Nad ostavad umbes 90% kogu Iraanist tulevast naftast. Kuid näete, see Iraani nafta moodustab vaid umbes 11–13% Hiina kogu nafta impordist. Palju rohkem nende naftast tuleb tegelikult teistest Pärsia lahe riikidest. Riikidest nagu Katar, Saudi Araabia, Kuveit, Araabia Ühendemiraadid. Umbes 40–45% Hiina naftast tuleb läbi väina, millest enamik pärineb teistest Pärsia lahe riikidest, keda Iraan praegu ründab. Ja lisaks sellele, kuna Iraan on sulgenud Hormuzi väina, ei saa Hiina enam oma naftat kätte nii nagu tavaliselt, nagu ta varem Hormuzi väinast sai. Nii et Hiinal on tegelikult majanduslik huvi, et Hormuzi väin oleks taas avatud ega oleks Iraani kontrolli all või et Iraan ei võtaks teemaksu üheltki laevalt ega tankerilt, mis väinast sisse ja välja liigub. Seega on mõistetav, et Hiina nõustub selles küsimuses Ameerika Ühendriikidega. Seda kinnitas ka välisminister Marco Rubio ise. Kuulake. Ja see oli oluline, sest Hiina pool ütles, et nad ei toeta Hormuzi väina militariseerimist ega toeta ka tasulise süsteemi kehtestamist. Ja see on ka meie seisukoht. Nüüd on siin veel üks naljakas lugu ja see puudutab Marco Rubiot ennast. Näete, Rubio on Hiina poolt 2 korral sanktsioneeritud. Esimest korda 2020 aastal, kui ta kritiseeris Hiina kommunistliku partei suhtumist moslemitesse Xinjiangis ja teist korda hiljem, kui ta kritiseeris Hiina kommunistliku partei inimõiguste rikkumisi ja loomulikult nende mahasurumist Hongkongis. Nende sanktsioonide tõttu oli tal tegelikult keelatud Hiinat külastada, kuid praegu viibib ta tegelikult Hiinas koos USA delegatsiooniga, osaledes sellel kõrgetasemelisel tippkohtumisel. Kuidas see siis võimalik on? Sest neid sanktsioone pole siiani tühistatud. Hiina kasutas trikki. Nad kirjutasid tema nime teistmoodi. Hiina märkides on Marko nime kirjutamiseks 2 erinevat viisi. Mõlemad kõlavad hääldades ühtemoodi, kuid kirjapilt on erinev. Nii et see Marko kirjapilt, mida nad esimesena kasutasid. Ja nüüd, kui ta külastab Hiinat, kasutatakse teistsugust kirjapilti, väites sisuliselt, et sanktsioonid ei kehti tema kohta, kuna tema nimi on nüüd erinev. Lihtsalt väike ainulaadne ja naljakas fakt, mida tahtsin jagada, aga nüüd lähme tagasi teema juurde. President Trump jagas ka seda, et ta rääkis Hiina presidendi Xiga Iraanist ning Xi Jinping eelistaks samuti, et saavutatakse mingisugune kokkulepe, mille kohaselt Iraan ei saa tuumarelvi. Kuulake. President Xi sooviks, et kokkulepe sõlmitaks. Ta sooviks, et kokkulepe sõlmitaks. Ja ta pakkus abi, ta ütles, et kui ma saan kuidagi abiks olla, siis ma tahaksin aidata. Ta ütles seda. Ja ta tõesti ütles seda. Ja vaata, igaüks, kes ostab nii palju naftat, on tal ilmselgelt temaga mingid sidemed. Aga ta ütles, et ta tahaks igati abiks olla, ta sooviks näha, et Hormuzi väin oleks avatud. Ta ütles, et kui ma saan kuidagi abiks olla, siis ma tahaksin aidata. Nüüd ma arvan, et selle eest oli Hiinal mõned nõudmised, mis puudutasid Taiwani. Aga enne kui me selleni jõuame, las ma näitan sulle veel mõnda asja, mis seni tippkohtumisel juhtus. Meil on juba olnud 2 kaklust Pekingis ajakirjanike ja Hiina turvatöötajate vahel. Siin on klipp ühest neist. Mis neil liga on? Nad võivad lahkuda, kui tahavad. Me ei ole eraldi. See kõik. Lihtsalt minge üksteisest natuke kaugemale, natuke tahapoole. See on kõik. Mis? Kas sa tahad näidata? Me oleme autokolonnis koos. Kas me peaksime? Tegema temast kuninganna. Nii et see on. Ei. Kas see on suur?
kas meie poole turvalisus lubab sul? Härra, jätke see. Nad ootavad, sõna otseses mõttes. Sind. Me peame liikuma. me peame minema, kutid. Olgu. Olgu, ei, me peame minema, me peame minema. Meil on minut aega. Lähme. Me lähme. Vaata seda. See on meie ravim. Me peame minema, kutid. Lähme. Me peame minema. Me peame minema. Aitäh. me lähme, jah. Me läheme. Mine. Mine, me lähme. Tere. Rachel, veendud, sa oled ka peal. Lähme. Need olid välisajakirjanikud, kellel ei lubatud jälgida ega filmida Xi Jinpingi ja Trumpi, kui nad taevatemplis ringi käisid. See on väga ajalooline tempel Hiinas. Ma arvan, et see on pärit 15. sajandist, nii et võib-olla sellepärast oligi kogu see sagin. Selle asemel hoiti neid kõiki ühes toas ootamas. Hiina töötaja selgitas ajakirjanikele, et nad võivad lahkuda alles pärast seda, kui esimees on lahkunud. Enne esimehe lahkumist ei luba meie turvatöötajad teil lahkuda. See ei ole midagi ebatavalist. See juhtub sageli, eriti kõrgetasemeliste delegatsioonide kohtumistel, sest mõlema poole turvameeskonnad on väga ranged, et midagi valesti ei läheks. Ja sellepärast tekivadki tavaliselt arusaamatused ajakirjanike või teistega, kes üritavad sündmust kajastada või kohtumistele väga lähedale pääseda, et saada infot selle kohta, mis toimub. Kahjuks juhtus see klipp, mida me just nägime, otse-eetris, nii et see oli otse ülekandes ja inimesed nägid täpselt, mis toimus. Ja loomulikult ei jäta see head muljet. Meil oli ka teine juhtum, mis toimus kohtumise ajal ning see jäi samuti kaamerasse, nii et saate seda kohe kuulata. Ei, kaosid minema, kurat. Ei, liigu. Palun pange sünkroontõlke kuular kõrva. Aitäh! Nüüd räägime Taiwanist, sest Hiina kommunistliku partei vaatenurgast on see kõige tähtsam küsimus või ma arvan, et kõige tähtsam teema, millest nad tahavad rääkida. Enne kui läheme detailidesse, palun vajutage all olevat meeldimis- ja tellimisnuppu. See aitab meid tõesti palju, eriti kui kajastame Hiina uudiseid YouTube'is. On palju Hiina botte, kes ei ole rahul, kui me ütleme midagi kriitilist Hiina valitsuse kohta. Nüüd räägime Taiwanist. Hiina riigimeedia andmetel tõstatas Xi Jinping suletud uste taga toimunud kohtumisel Ameerika Ühendriikide presidendi Trumpiga Taiwani küsimuse. Me ei tea täpselt, mida nendel kohtumistel arutati. Kogu info, mida me saame, pärineb Hiina meediast, kellel ilmselt on allikas, kes viibis kohtumisel või keegi, kes neile infot edastab. Aga oluline on seda meeles pidada, sest info, mida me saame, on tõenäoliselt ühel või teisel viisil kallutatud. Ükskõik millist infot Hiina valitsus soovib avalikkusele edastada, just seda infot nad ka Hiina riigimeediale annavad. See ongi see info, mida meie teada saame. Nii et seda peame meeles pidama, sest see ei ole nii, et kohtumise ärakiri tehakse avalikuks või midagi sellist. Välja tuleb väga konkreetne info. Seega peame sellesse suhtuma ettevaatlikult. Kuid selle raporti kohaselt tõstatas Hiina juht Xi Jinping neljapäeval Taiwaniga seotud küsimuse oma kohtumisel Trumpiga. Xi kirjeldas Taiwani kui kõige olulisemat küsimust USA ja Hiina suhetes, hoiatades, et see, kuidas seda käsitletakse, määrab ära, kas kahepoolne suhe jääb stabiilseks või liigub vastasseisu poole. Kui sellega õigesti ümber käia, ütles ta, võib USA ja Hiina suhe püsida stabiilsel kursil. Kui sellega valesti ümber käia, võib see viia kokkupõrgeteni või isegi konfliktini, lükates suhted ohtlikku olukorda. Xi Jinping rõhutas kohtumisel ka seda, et Taiwani iseseisvus ei ole põhimõtteliselt kooskõlas rahuga Taiwani väinas, kirjeldades stabiilsust piirkonnas kui Pekingi ja Washingtoni ühishuvi. Hiina riigimeedia raport ei maininud, kuidas Trump ja Ameerika Ühendriigid sellele avaldusele reageerisid. Mainiti vaid seda, mida Xi Jinping ise ütles. USA poolelt ei ole olnud avalikke ega ametlikke kommentaare Taiwani küsimuse kohta, mida arutati, millele USA kohustus, mida USA välistas, ehk meil puudub igasugune teave. Nüüd oli siiski paar huvitavat tähelepanekut. Esimene huvitav moment oli siis, kui president Trump seisis templi ees koos Hiina presidendi Xi Jinpingiga ja ajakirjanikud hakkasid küsimusi hüüdma. Ta vastas mõnele ajakirjanike hüütud küsimusele, kuid ignoreeris täielikult kõiki Taiwani puudutavaid küsimusi. Vaadake seda klippi, see on väga lühike. Kuidas kõnelused lähevad, härra? Suurepärane. Kas te rääkisite sellest? Suurepärane koht. Uskumatu. Hiina on ilus. Nad ütlevad, et olete toredad.
Kas te rääkisite presidendiga Taiwanist? Suur tänu. Härra president, kas te rääkisite Taiwanist? Hei, Hei, aitäh. aitäh! kuulamise eest. Siis oli meil veel üks kommentaar, mis puudutas Taiwani, riigisekretär Marco Rubio poolt. Ta rääkis NBC-le antud intervjuus Taiwanist. Ta ei andnud meile tegelikult mingit uut infot Taiwani puudutavate kohtumiste kohta, kuid ütles, et USA seisukoht on muutumatu. Ja ta jagas ka seda, kuidas USA näeb Hiina seisukohta selles küsimuses. Kuulake nüüd. Teiste teemade osas. Me teame, mis on nende seisukoht ja ma arvan, et nemad teavad, mis on meie seisukoht. Kas sa arvad, et Hiina tahab Taiwani tungida? No ma arvan, et Hiina eelistus on ilmselt see, et Taiwan liituks nendega vabatahtlikult ja omal soovil. Ideaalmaailmas tahaksid nad, et Taiwanis toimuks mingi hääletus või referendum, millega nõustutakse liituma. Ma arvan, et see oleks nende eelistus. Lõppkokkuvõttes on see silmapaistvalt esile tõstetud. Xi ametiaja jooksul on ta selgelt välja öelnud, et see, mida nad nimetavad taasühinemiseks, just nii nad seda nimetavad, on midagi, mis peab mingil hetkel juhtuma. Meie arvates oleks suur viga seda jõuga või millegi sarnasega peale suruda. Sellel oleks ülemaailmsed tagajärjed, mitte ainult Ameerika Ühendriikide poolt. Ja me jätamegi selle sinna paika. Just selline ebamäärasus ongi minu arvates meid iseloomustanud. See on olnud meie lähenemine sellele küsimusele. Ja põhjuseks on see, et me ei taha näha konflikti. Me ei taha näha, et midagi häirivat juhtuks, sest ma arvan, et see oleks väga häiriv nii maailmale kui ka mõlemale riigile. Tõtt-öelda ei tulnud seoses USA seisukohaga Taiwani suhtes eriti palju uut infot välja, kui see üldse muutumas on. Oleks väga pettumust valmistav, kui me tõesti muudaksime oma seisukohta, aga hea uudis on see, et vähemalt kogu olemasoleva info põhjal ei paista, et USA loobuks Taiwanist niipea. Tegelikult on Trumpi administratsiooni ajal, sellel ametiajal, USA müünud Taiwanile rohkem relvi kui kunagi varem ühegi teise administratsiooni ajal, kaasa arvatud eelnevad. Nii et see on kindlasti hea uudis, kuid siiski sarnaselt Iraanile jälgib ka Taiwan väga tähelepanelikult, mis Pekingis toimub, sest nende jaoks tähendab see palju. Iga uus teave, iga muutus hoiakutes võib oluliselt mõjutada seda, kuidas Taiwan tulevikuks valmistub. Nüüd veel üks huvitav teave, mida Rubio selle reisi ajal jagas, oli tema arvamus president Xi ja Hiina kohta. Millised on Hiina pikaajalised plaanid ja kuidas USA kavatseb selles olukorras tegutseda? Kuulake. Mis on teie arvamus president Xi kohta? Ma mõtlen, teate, et nende majandus on raskustes. Teate, et ta on oleeritud. Teate, et nii Putinil kui ka president Xi'l on üsna kõrge paranoia tase. Mis on teie arvamus, kui vaatate president Xi'd eemalt enne kohtumist? Jah, ma arvan, et minu arvamus on olnud juba mõnda aega sama ja see on see, et Hiinal on plaan. Nad näevad end selgelt tulevase maailma võimsaima riigina. Nad edestavad Ameerika Ühendriike ja neil on selleks plaan. Ja nad viivad seda plaani ellu. Ja ma ei süüdista neid. Kui mina oleksin Hiina valitsus, oleks mul sama plaan. Meie teiselt poolt ei näe seda nii ja me ei taha midagi näha. Me ei püüa Hiinat piirata, kuid nende tõus ei saa toimuda meie arvelt. Nende tõus ei saa toimuda meie languse hinnaga. See on valdkond, kus meil lihtsalt on erinev arvamus. Aga ma olen nende ja Hiina valitsuse suhtes oma hinnangus kindel. Neil on plaan ja nad püüavad seda ellu viia, mis on täiesti normaalne. Ma mõistan seda riigi seisukohast, kuid kui see plaan on vastuolus Ameerika Ühendriikide rahvuslike huvidega, peame tegema seda, mis on õige Ameerika Ühendriikide jaoks. Ja see teema kerkib ka sellel reisil esile. Aga mis veelgi olulisem, see saab olema selle suhte tunnusjoon veel pikka aega. Väga diplomaatiline väljendusviis, mis teatud mõttes on mõistetav. Sa lähed Hiinasse sellele suurele tippkohtumisele. Muidugi, sa ei taha teha avaldust, mis olukorda pingestaks või tekitaks rohkem pingeid. Huvitav on siin ka see, milliseid avaldusi Hiinast tuleb. Nad ütlevad sisuliselt sama asja. Hiina ametnikud ütlevad sama asja, põhimõtteliselt öeldes, et jah, me konkureerime Ameerika Ühendriikidega, aga me ei ole vaenlased. USA ja Hiina ei ole vaenlased. Kuulake, see on avaldus ühelt Hiina kõrgeimalt sõjaväeametnikult. Kas sa arvad, et pinged USA ja Hiina vahel kasvavad või vähenevad? See on hea ja põhimõtteline küsimus. Ma usun, et hoolimata igasugustest süüdistustest on 21. sajandil meil tegelikult lihtsam elada kui 20. sajandil. Sest seda iseloomustas omamoodi ideoloogiline rivaalitsemine. Jah, 21. sajandil me konkureerime.
isegi sinu väljendit kasutades me konkureerime rahvusvahelises süsteemis. Jah, me ei ole teie vaenlane ja sina oled meid kõige paremini kirjeldanud kui konkurente. Nii et konkurendid võivad eksisteerida samas süsteemis. Ja ma usun, et kuna maailm seisab silmitsi nii paljude muutustega, mitte ainult kliimamuutustega, vaid ka näiteks agentse tehisintellektiga, eks. Seega on see tõesti meie enda huvides, et meie 2 riiki võtaksid juhtrolli. Ma ei pea silmas G2, vaid seda, et meie võtaksime juhtrolli, et muuta see maailm vähemalt elamiskõlblikuks. Muidugi on see tippkohtumine mitmel erineval moel oluline ja üks päev on veel ees, nii et hoiame teid kursis. Aga praegu on kõige tähtsam silma peal hoida just sellel. ÜRO resolutsioon, mille Ühendriigid ja Bahrein on kaasponsorid, kutsub üles rahvusvahelisele toetusele väina avamiseks. 112 riiki on selle resolutsiooni kaasponsorid. Eeldatavasti pannakse see hääletusele, loodetavasti selle nädala lõpus, võib-olla järgmisel nädalal. Me täpselt ei tea. Kuid ÜRO koosneb 193 riigist ja 112 riiki on juba selle resolutsiooniga nõus, et avada Hormuzi väin igal võimalikul viisil. 2 riiki, keda on oluline silmas pidada, on muidugi Venemaa ja Hiina. Minu arvates Venemaa tõenäoliselt paneb sellele veto või hääletab selle vastu. Parimal juhul jääb Venemaa võib-olla erapooletuks, kuid isegi see on ebatõenäoline. Meil tuleb veel näha, kuidas Hiina sellele resolutsioonile reageerib. Hiinast tulevad avaldused, et nad tahavad Hormuzi väina. Muidugi ei ole need päris tühjad, aga need tähendavad väga vähe. Aga kui Hiina kasutab ÜROs oma häält selle resolutsiooni toetuseks, siis see tähendab palju rohkem kui ükskõik milline Hiina avaldus. Ja see saadab ka Iraanile sõnumi, et nad peavad rahu nimel läbi rääkima, sest nende terrorism ajab paljud riigid nende valitsuse peale vihaseks. Ja seda ütles ka Marco Rubio ise avalikult alles eile, öeldes, et kui Hiina tõesti tahab hukka mõista seda, mida Iraan Hormuzi väinas teeb, siis neil on selleks võimalus. Kui see resolutsioon jõuab ÜROs hääletusele, saab Hiina seda võimalust kasutada ja selle resolutsiooni poolt hääletada. Kuulake. No oleme selle hiinlastele selgeks teinud ja ma loodan, et see on veenev ning neil on võimalus ÜROs selle nimel midagi ette võtta juba selle nädala lõpus, kui tuleb resolutsioon, mis lihtsalt mõistab hukka Iraani tegevuse väinades. Vaadake, siin on 3 asja. Hiinlastel on laevad kinni Pärsia lahes, sest süsteemi loomine, mis lubab teatud laevad läbi, aga teisi mitte, on lihtsam öelda kui teha. Ja te nägite, et üks laev, mis ei sõitnud Hiina lipu all, kuid vedas Hiina kaupa, sai nädalavahetusel pihta. Ma olen kindel, et Iraan ei teinud seda meelega, aga nad tegid seda. See juhtus. Ja sellepärast need Hiina laevad seal kinni ongi. Et mõista, miks Iraan praegu niimoodi käitub, peame tagasi minema ja vaatama, kuidas Iraan jõudis sinna, kus ta täna on. See ei tähenda ainult 1979 aastasse tagasi minemist, kui toimus islamirevolutsioon. Tegelikult peame minema veelgi kaugemale tagasi. 19. sajandisse, kui Iraani valitsejad olid võimul ja vaatama, kuidas tollal tehtud otsused mõjutavad Iraani tänaseni. Noh, arva ära. Just täpselt seda me teemegi oma mitmeosalises taskuhäälingus, mis just täna välja tuli. Nii et kui sind huvitab Iraani ajalugu ja see, kuidas me jõudsime tänasesse päeva, siis kindlasti mine ja kuula seda. Saad seda vaadata, kui klikid kirjelduses olevatele linkidele või lihtsalt klõpsad oma ekraanil lõppkuva videole. Põhimõtteliselt videole, mis on sinu ekraanil.